Head tervist sulle, armas valgusolend ja tere tulemast Valguse kanalile. Mina olen Kaia-Liisa Reinut ja tänase video pealkiri on asjade teoks tegemine. Et kuidas teha asju teoks. Võib-olla see järgnev video tuleb sulle üllatusena, aga võib-olla mitte. Kui sa oled vaadanud reaalsuse loomise meistriklassi seda või osalenud sellel kursusel reaalsuse loomise meistriklass, siis sa mõistad seda. Aga mis ma ütlen, on see, et selleks, et teha asju teoks, lõpeta selle nimel nii palju pingutamine. Lõpeta nii palju tegemine. Kuna see nii palju tegemine tegelikult väsitab sind ja tulemus on see, et sa ei saavuta seda soovitud tulemust. Ja lõpeta selle üle ka liiga palju mõtlemine. Lõpeta selle pärast nii palju muretsemine. Lõpeta sundimine, manipuleerimine selleks, et see asi saaks teoks, mis iganes sa soovid teoks teha. Tegelikult selline protsess on kontrollimise viis, üks kontrollimehhanisme. Ja me saame võtta positiivseid meetmeid, et aidata asjadel juhtuda. Jah, me saame oma osa anda ja peamegi andma. Aga ma tean, et paljud, eriti kellel on kontrollivajadus, teevad palju rohkem kui oma osa. Me ületame paljudes asjades nii-öelda hoolimise ja oma osa tegemise piirid. Kontrollimise, hoolitsemise ja sundimise suunas. Sest nimelt kontrollimine on oma olemuselt ennast hävitav. See ei toimi. Ja veel vähem toimib see loome nii-öelda reaalsuse loomises. Ehk siis see ei toimi. Millegi teoks tegemiseks üle pingutades võime tegelikult selle toimumist takistada. Ja sellepärast on oluline, et sa teeks oma osa lõdvestunud ja rahulikus harmoonilises seisundis ja seejärel lase lahti. Lihtsalt lase lahti. Ja kui on vaja, siis sunni ennast lahti laskma. Ehk siis käitu nii, nagu oleks juba tehtud. Ja pühendu lahti laskmisele sama palju energiat kui kontrollimisele vanasti. Sa saad palju paremaid tulemusi niimoodi. Aga kogu selles teadliku loomise protsessis on ju tegelikult see, et täpselt nii ei pruugi juhtuda, nagu sa ootad. See ei pruugi juhtuda nii, nagu me tahtsime ja lootsime, aga meie kontrollimine poleks seda ka juhtuma pannud, pigem vastupidi. Ehk siis meie asi on õppida laskma asjadel juhtuda nii, nagu nad juhtuvad, sest nad niikuinii juhtuvad nii, nagu nad juhtuvad. Ja kui me ootame, mis juhtub, kui me ootame sellises rahuseisundis, oleme me palju õnnelikumad ja tegelikult on palju õnnelikumad ka meie ümber olevad inimesed. Ja tänane meeldetuletus võib-olla ongi see, et täna ma lõpetan asjade sundimise ja kontrollimise. Selle asemel lasen asjadel loomulikult juhtuda. Kui ma taban ennast sündmuste sündimisel või inimeste kontrollimisel, siis ma peatun ja leian viisi, kuidas sellest olukorrast eemalduda. Tänaseks kõik ja pane sellele videole like ja vajuta ka nupule telli. Nii aitad sa jõuda sellel videol võimalikult paljude inimesteni. Aitäh sulle!